Iga päev puutume kokku prügiga, erinevate pakenditega ja ka selle liigitamisega, kuid kindlasti on paljudel suur küsimus, et mis sellest kraamist üldse edasi saab. Räägi meile nüüd natuke lähemalt, kuidas see pakendiringlus üldse täpsemalt käib, et ma okei, sorteerin prügi, aga mis nagu sellest prügist edasi lõpuks saab? Nii palju kui võimalik on sellest jäätmist kätte saada, sorteeritakse välja ning tehakse uued tooted. Võib-olla siis sellise näidetena eraldi välja tuua, et kui näiteks kodus moosipurk tühjaks saab, siis see klaaspakend klaaskonteinerisse panna, läheb edasi siis klaasi sorteerimisse, kus klaas purustatakse ja värvide järgi eraldatakse siis killud ning edasi liigub siis juba ümbertöötlustehasesse. Et Eestis on meil 2 sellist tehast, mis siis Järvakandis asuvad. Üks teeb siis uusi pudeleid ja purke ja teine siis teeb sellist kergkillustikku sellest klaasipurust. Aga lisaks saab teha veel erinevaid tooted, et näiteks betoonblokke, klaasvilla, et neid võimalusi, mida pakendites teha, on palju. Plastiktorud, terrassilauad ja nii edasi, nii edasi. Auto toob siis meie tehasesse, valab selle materjali siis ühte suurde punkrisse ja algab protsess. Võtame puhastama selle biomassi ära. Me toodame omale sooja. See läheb meil katlamajja ja me toodame sellest siis omale sooja, sellest et protsess vajab kogu aeg sooja. Kui see mass on valmis, küpsetatud nii-öelda ja segatud, siis ta läheb meie siis sellesse elusosasse, kus siis on meil bakterikoloonia, kääritusreaktoris, kus hakkab siis kääritusprotsess peale. Ja meil on siis oluline kätte saada kogu siis see metaan, gaas. Me puhastame selle gaasi siis oma filtris ära, eraldame põhiosa on CO2, sealt võtame selle CO2 välja ja puhas metaan läheb siis juba võrku. Eelmine aasta meie gaasi kogusest, seda oli üle 1 miljoni kuupmeetri, teoreetiliselt võinud bussid sõita ligi 4-5 miljonit kilomeetrit. Et päris arvestatav kogus.